Täna on plaan Pärnu lahe pealt ahvenat püüda. Ma siiamaani olen kadedusega vaadanud neid mehi, kes lasevad akutrellidega auke jäässe. Hakkasin infot otsima, et millist jääpuuri vaja oleks, millist akutrelli vaja oleks ja ega ma ausalt öeldes suurt midagi leidnud. Aga siis jahipaunast sain spetsiaalselt akutrelli jaoks tehtud jääpuuri ja täna teeme siis selgeks, et missugust jääpuuri oleks vaja ja missugust akutrelli oleks vaja. No ahvenad oleks ka vaja loomulikult üles leida. Puur on siis selline Asseri puur, 130 mm läbimõõduga ja sellel on kohe olemas selline spetsiaalne kaitse, mis siis takistab puuril jääauku vajumist. Aga ega muud polegi midagi, akutrell on juba küljes ja kui on sellise sangaga, millest kinni hoida, saab auk sisse lasta. See, mida puurimisel jälgima peab, on see, et trell ei oleks löökrežiimis, sest see lõhub terad ära, et tavaline puurimine ja läheb nagu ludin. Kala on siin all olemas. Mul on igasuguseid Pärnu ritmasid kodus, pehmeid ja jäikasid, aga kui ma juba poes käisin, siis ma võtsin kaasa ka ühe sellise poes valmis tehtud komplekti. Teemi oma ta on, Eestis tehtud noogud ja Eestis tehtud rakendus on siin küljes. Vaatame, kas sellega ka kalas on. Igatahes on see poe on ka täiesti korralik, et tundus, et tõi isegi alla natukene suurema kala. Et mul siin pikalt aega lobiseda ei ole. Selline päev siis Pärnu lahel. Tuul hakkas puhuma, aga kala võttis. Kala oleks võinud natuke suurem olla, aga niisugune 5 kilo kala on mul olemas. Aku trelli peal töötava puuri kohta tuleb öelda, et nii nagu iga asjaga võib sellega maru ruttu ära harjuda ja siis enam vana ei taha. Et see läheb jäässe tõesti nagu sulavõisse ja ülimõnus on sellega puurida näiteks Peipsil, kus on vaja palju auke teha, kui sikuga püüad. No ma arvan, et asendamatu asi. Aga ongi tänaseks kõik.